Kuidas teada saada oma saatust? Kuidas muuta seda, kui ta on muudetud valesti ja te kannatate nüüd selle pärast? Kuidas ja mida te saate teha oma elu paremaks muutmiseks, et tõepoolest mõista ja teadvustada ning kuidas te peaksite edasi tegutsema, kuidas te peaksite edasi elama? Mu sõbrad, esiteks, te peate mõistma ja teadvustama, kes teie sees mõtleb ja kui te mõistate, mida ta mõtleb, mis ei ole alati meeldiv, ei mõtle alati õigesti, ei tee õigeid valikuid ja sageli on see valik läbi hirmuprisma. Te peate mõistma, et see on teie armukade, egoistlik, võltsmõistus. Tavaliselt on mitte vaimselt arenenud inimese mõistus alati egoistlik. Miks? Aga ta ei ole jõudnud veel muutuda. Ta on egoistlik ja teda toidavad alati egoprogrammid. Ainult vaimselt arenevatel inimestel mõistus areneb koos vaimse arenguga, ühendades oma vaimsed võimed hingeseisundiga, mis tähendab kooskõlas saatuse plaaniga, millega hing tuli siia maailma, siia planeedile. Teie ego on huvitatud sellest, et te mitte kunagi ei teadvustaks oma elus, et just tema juhib teie saatust ja teie elu. Kui teie samastate end egoistliku mõistusega. Ja nii elab enamik inimesi terve oma elu. Tundes ennast vaesena, õnnetuna, solvununa, tundes, et siin maailmas teda ei mõisteta, ei ole ennast selles maailmas realiseerinud, see võib inimese masendusse viia ja haigustenigi. Loomulikult tekitab selline seisund haigusi, sisemisi haigusi. Hädavajalik on vaja hakata endaga tegelema, on vaja arendada oma teadvust, laiendada teadvust ja hingestada mõistus, hakata tegelema mõistuse hingestamisega. Mida tähendab meeleseisundi hingestamine? Ühendada meeleseisund kui sensor, vastuvõtja, mehhanism, mis töötleb kollektiivsest alateadvusest, kosmosest ja sootsiumist tulevat informatsiooni ja energiat ning hingestades ühendada see meeleseisund hingeseisundiga. Hing, see on suurim jõud. See on see, mida te nimetate imeks. See on see, mis määrab kõik teie elus. See on teie sees olev kõrgema meeleprogramm. Nii et kui teil õnnestub mõistus ühendada kõrgema meeleprogrammiga, siis sel juhul te hakkate elama õigesti evolutsioneeruma ja täitma oma hinge ülesandeid. Selleks, et te saaksite aru, kas te tõesti arenete ja kas te olete tõesti õigel teel, et ühendada oma meel ja hing, siis vaadake alati tulemusi. Kui tulemus on positiivne ja loov, kui te tunnete end suurepäraselt, kui te tunnete end mugavalt, kui te olete rahulik, kui te olete rõõmus, kui te ühinete kõigega, mis teid ümbritseb, te olete õigel teel. Kui te elate ikka veel kohutavat elu, kuigi teil tundub, et te tegelete vaimse arenguga, töötate praktikates, järgite nende inimeste soovitusi, kes teile neid soovitusi annab ja olete isegi vastavuses nende soovitustega, kuid ikkagi on midagi valesti ja häid tulemusi ei ole. See tähendab, et teil on vaja järele mõelda, kas te tegelete ikka õige asjaga, mida annab teile vaimne areng, kas ego kasvatamine ülbust, kõrgust ja uhkust ning teiste inimeste suhtes üleolekut või armulikkust, vooruslikkust, aktsepteerimist, mõistmist ja sellist imelist elu, mida on võimatu isegi tavaliste sõnadega väljendada.